Laadad on nüüd rahvaturud, kuhu jooksvad jõed ja orud. Täna on Rakvere laat ja rahvast palju ja EKRE on jälle oma telgiga nagu ikka kohal rahva seas. Millised on muljed, Anti? Täna on küll kahetiste tunnete päev, sest täna on ka küüditamise mälestuspäev ja viisime pärja Rakvere okaskrooni juurde. Rääkisime küüditatutega, aga on ka siis Rakvere linnapäevad. Ehk siis me oleme oma telgiga väljas ja suhtleme inimestega. Meil on juba lõunaks materjalid otsas, et peame juurde tooma. Et populaarsus on sedavõrd kõva, et võiks öelda, et Reformierakonna pannkoogid meid üle ei ole löönud. No te käite ju mitmes linnas ja paljudes kohtades ja täna olete nii-öelda koduväljakul. Et mis on suurimad sellised jututeemad, mured, rõõmud, millega inimesed teie juurde tulevad? Väga erinevad, sellepärast, et pensionäridel ja paljudel on toimetuleku teemad, noored pered ja teised muretsevad sama asja pärast. Aga on ka väga asjatundlikke inimesi, kes maailmapoliitika pärast südant valutavad, julgeoleku pärast. Nii et meil on teemasid seinast seina, aga üks asi, mis muidugi väga tugevalt välja tuleb, on energeetika, tuuletööstuse pealetung, et see on selline läbiv noot. Ka Rakvere inimesed on väga hästi kursis, aga meil on täna ju rahvast üle maakonna. Nii mõnelegi tuleb tuulik mõne kilomeetri kaugusele kodunt ja selleks on meil ka vastav infomaterjal. Ja kusjuures me oleme äärmiselt üksmeelel, et ühtegi vaidlejat ei ole täna siia jõudnud. Ja probleeme ja muresid on, aga EKRE on alati lahendused olemas neile asjadele. Aga ma leian, et lahendused on ja väga head lahendused, sest meil on ka tõendid laual, et kui EKRE valitsus oli üksnes 2 aastat võimul, saavutasime me Euroopa sügavaima hinnalanguse. Ja mida me pärast oleme läinud, üks rekord purustatakse teise järel, üks klaaslagi lõhutakse teise järel, et Euroopa inflatsioonirekordid, siis ekspordi kukkumise rekord, jälle hinnatõusu rekord ja suvel me näeme jälle käibemaksu tõusu ja elu läheb halvemaks. Maksude laviin on selline, et neid ei sõua isegi poliitikud enam üles lugeda, aktsiisitõusud ja kõik kokku. Nii et inimesed, kes esitlevad ennast majandusparteina Reformierakonna näol, on tekitanud kõige hullema kaose majandusele, mida võib ette kujutada. No tegelikult on nüüd tulemas kohalikud omavalitsuse valimised ja inimesed saavad seal oma valikut teha, kui nad ei ole rahul praeguse eluga ja see võimalus on kõigil olemas. Võib-olla saame ka e-häältele küüned taha, et nüüd siis läheb kõvemaks tööks, aga kas suvi on ka puhkamise aega, on teil aega ka muid asju teha või ainult ikkagi võitlus? Mina ütlen, et minul puhkust ei tule, tulevad sellised päevapaarised käigud teatrisse, suveteatrisse, et tegelikult töö käib meil juba jaanuarist. Me hoiatame tuuletööstuste probleemide eest, oleme rahvakoosolekutel juba jälle järgmine nädal ja ülejärgmine nädal, et suvi läbi suhtleme, sest see on nii dramaatiline muutus, mis Eesti maapiirkondi tabab. Et me anname endast kõik, et inimeste huve kaitsta ja kogukondade huve kaitsta. Ja sellel on tagajärjed, et EKRE toetus on Lääne-Virumaal tõusnud 25,7%-ni, mis on üsna jõuline tõus. Nii et varsti võtame Isamaa kinni ja jätame selja taha. Ja me oleme hoiatanud Isamaad, et senikaua, kui te siin tuugeneid rahvale kaela määrite, te saate ikka rahva viha osaliseks siin kandis. Selge, aga suur tänu ja jõudu ja jaksu võitluseks ja natuke leidke aega ka puhata. Suur tänu, just toodi kastide kaupa lendlehti juurde, nii et päev saab olema tormiline.